Lähme edasi oma seeriaga ja me oleme Markuse evangeeliumis 4. peatükis 21. salmist alates ja 41. Nii on mul täna eesõigus jutlustada teile. Kõigepealt seal on siis algab tähendamissõna lambist. Ja ma loen selle. Ja Jeesus ütles neile, kas lamp tuuakse tuppa selleks, et seda panna vakka või voodi alla. Eks ikka selleks, et see pandaks lambi jalale, sest kõik peidetu on olemas vaid avalikuks saamiseks, kõik varjule pandu vaid päevavalgele tulemiseks. Kui kellelgi on kõrva kuulda, kuulgu. Ja Jeesus ütles neile, pange tähele, mida te kuulete, mis mõõduga teie mõõdate, sellega mõõdetakse ka teile ja teile lisatakse veel juurde, sest kellel on, sellele antakse ja kellel ei ole, sellelt võetakse ära seegi, mis tal on. Tähendamissõna lambist ja mõõtmisest. Esiteks ma võib-olla natuke seletaks, kellele Jeesus räägib neid sõnu ja kes ta kuulajad on. Ta kuulajad ei ole kindlasti täna, kes siin seisavad, eestlased või tavaliselt siis usuinimesed, kristlased, vaid tema kuulajad on religioossed juudid, nii-öelda siis Abrahami järglased, aga otse kui siis varisäride kirjatundjate õpetuse all käivad inimesed, kes siis ootavad Messiat, kes tuleks, päästaks neid ära Rooma valitsuse alt tollases kontekstis. Ja nad ootavad seda, et Jeesaja sõnad, mida me ennem kuulsime üldse, mida prohvetid on ennem rääkinud, et peaks tulema üks Messia, kes päästaks ära nende maa, et see Messia siis ka tuleks. Ja nemad otsivad seda, igalühel on oma arusaam sellest, kuidas see peaks välja nägema ja mismoodi see peaks olema. Aga otse, kui nad oleks usklikud inimesed, sest nad kõik uskusid Jehovat ja nad kõik uskusid Vana-testamendi jumalat enamasti, kes Jeesuse järgijad olid, ja nad kõik tahtsid tegelikult midagi Jumalalt saada, aga nad täpselt ei teadnud küll mida, sellepärast et nad olid selles kohas, kus nad mõnes mõttes, nagu me oleme eelnevalt pühapäevad ka kuulnud, et nad nagu tahtsid nagu midagi enamat saada, kas siis tervist või mingeid muid asju. Aga nad täpselt ei teadnud, mida nad tahavad. Nad olid nagu lambad, kes ei saanud aru päris, kus nad on, aga midagi nad otsisid. Ja Jeesus siis toob sellise tähendamissõna ja ta ütleb, et kas lamp tuuakse tuppa selleks, et panna seda vakka või voodi alla. Esiteks, mis see lamp on? Meil täna on siin elekter ja kõik muud asjad, paneme tule põlema ja kõik on valge ja pole mingit probleemi, aga tollal olid õlilambid ja õlilamp pandi siis lambi jalale tuppa, et siis ta valgustaks, pandi see põlema ja siis õhtusel hämaral ajal. Meil Eestis on seda hästi näha, kui nüüd siin talveaeg tuleb, siis kui kell läheb siin 7 peale, siis on juba pime ja siis on 2 valikut, kas paned lambi jalale või lähed magama. Aga meil on õnneks elekter. Ja tollal ei olnud seda. Jeesus toob arusaadavaid võrdumeid sellest, et inimesed võiksid aru saada, mida ta tahab edasi anda. Ja selle võrdumiga, mis see lamp siis on? Et see lamp tegelikult võiks olla kuningriigi evangeelium ja Jeesus ise. Et Jeesus ütleb siin otse, et mina olen tulnud, et saada avalikuks. Mina olen tulnud, et mitte olla lihtsalt kuskil vakas, peidus, mingi korvi sees või kuskil mujal kohas, vaid ma olen tulnud, et saada avalikuks. Mina pean saama avalikuks. Mind tuleb panna lambi jalale ja ma saan avalikuks. Ja siis on 22, sest kõik peidetu on olemas vaid avalikuks saamiseks, sest rahvas, kes tollal elas, nad elasid pimeduses
ja nad tegelikult ei näinud, nad üritasid nagu näha, nad tahtsid aru saada Jumala seadusest, Jumala päästest, Jumala arusaamast, aga nad ei saanud sellest aru, sest nad tegelikult, neil ei olnud valgust, nad ei näinud. Aga kõik varjule pandu, vaid tuleb päevavalgeks saamiseks. Ja siin ta ütleb ka, et kui kellelgi on kõrva kuulda, siis ta kuulgu. Ja ta siit läheb edasi, et ja Jeesus ütles neile, pange tähele, mida te kuulete, mis mõõduga teie mõõdate, sellega mõõdetakse ka teile ja teile lisatakse veel juurde. Jeesus räägib, mina olen see valgus, kes peab tulema. Meil on siin kirjakoht Johannese 8:12. Siis Jeesus rääkis neile taas, mina olen maailma valgus, kes järgneb mulle, ei käi pimeduses, vaid tal on eluvalgus. Et Jeesus esitab ennast kui valgust, mis peaks maailma tulema. Aga need inimesed, kes seal maailmas on, ei taha võtta seda valgust vastu. Nad pigemini peidaks selle vaka sisse. Et siin on see sõna vakk ja siis järgmisena Jeesus hakkab rääkima mõõduga mõõtmisest. Tollal meile võib-olla eesti keeles tundub need imelikud sõnad üldse ei lähe üldse kokku ka väga hästi, aga Jeesus selles kontekstis mängib mõnes mõttes nende sõnadega, et siin on mõõduga mõõtmine ja vakk, millesse siis inimesed tahavad mõnes mõttes Jeesust panna. Peita teda, panna ta, tema on see heategija, tervendaja, inimene, keda põhimõtteliselt mul on lihtsalt vaja, kes toidab minu kõhtu seal 5 leiva ja 2 kalaga. Aga ta ei ole nagu see kuningas, kes teeb kõik valgeks ja paljastab minu patu, paljastab minu südame ja paljastab selle korra, kus kohas need inimesed elavad ja istuvad. Ja see sama vakk, millest ta siin räägib, on mõnes mõttes see sama asi, millega mõõdeti siis kas vilja või mingit muud asja ja siin ta annabki selle mõõtmise tähendamissõna sinna juurde kohe. Ja ta ütleb, et kui te mõõdate, siis mõõtke hoolega, sellepärast et tema esineb siin kui maailma valgus. Tema esineb see kui lamp, kes peab olema selles lambiala peal ja kelle valgus paistab kogu tuppa, et valgus saaks nähtavaks, et Jumala riik saaks nähtavale. Ja ma tahan lugeda ka Jesaja 9. peatükist, siia juurde veel 1. salmist, rahvas, kes käib pimeduses, näeb suurt valgust, kes elavad surmavarju maal, neile paistab valgus. Siin jälle Jesaja kuulutab ette, et on olemas rahvas, see on Jeruusalemm, juudi rahvas, kes tollal olid Jeesuse kuulajad, kes tegelikult mõnes mõttes olid nagu need abitud lambad, kes ei osanud ise kuhugi minna. Ja nüüd Jesaja ütleb, et nüüd tuleb suur valgus. Tuleb ühel päeval suur valgus. Üks suur, imeline asi ja kõik, kes elavad surmavarju maal, neile paistab valgus. Ja siin Jesaja räägibki Jeesusest siin ja Jeesuse sellest tulemisest, mida Jeesus siin ise ka läbi tähendamissõnade räägib. Ja Jeesus ei räägi neid tähendamissõnasi nagu niisama, vaid ta räägibki nendele inimestele ja nende kuulajate seas on need variserid samamoodi. Ja tegelikult variserid väga nagu mõnes mõttes mõõtsid igat Jeesuse sõna, mida ta ütles. Ja nad üritasid mõnes mõttes kinni võtta ja panna ta lahterdada ära, et tema on see naatsaretlane, tema on see mees, kes nagu põhimõtteliselt on puussepa poeg, haridust tal pole, ta lihtsalt tuleb ja räägib mingit juttu, ta räägib iseenesest, nii nagu me ennem olemegi seda kuulnud ka. Aga Jeesus ütleb, et kellel ei ole, sellelt võetakse ära ka see, mis tal on, selles kirjakoha lõpus siis, 25 salm. Ta ütlebki, neil inimestel ei ole tegelikult seda valgust.
Variseridel ei ole seda valgust. Neil inimestel, kes tahavad omaenda jõuga minna läbi ja täita Jumala käske ja Jumala seadusi ja põlates poega, põlates seda valgust, kelle Jumal on läbi prohvetite ette kuulutanud, et kes peab tulema, see on Jeesus, Jumala kuningriik, mis peab tulema, Jeesuse kuningriik, et neilt võetakse ära seegi, mis on, seda võib võrrelda tähendamissõnaga talentidest. Talentides on sama lugu, kus Jeesus toob tähendamissõna, kus anti 5 talenti, 3 talenti ja siis 1 talent, eks ju. Ja neile inimestele, kes ta ütles, et tehke ja toimetage nendega, ma tulen tagasi ja küsin pärast vilja. Ja siin on see sama koht, et kui neil ei ole seda 1 talenti, kui neil ei ole seda nägemust Jumalast, kui nad põlgavad Jeesust, panevad tema vakka, peidavad selle lambi alla või voodi alla, üritavad seda peita. Asi ongi selles, et nad üritavad seda peita, aga nad ei saa seda peita. Ja siis Jeesus ütleb, et siis ma tulen ja võtan kõik ära. Ja midagi ei jää järgi sellest. Me läheme edasi siit tähendamissõnadega vilja kasvamisest. Minu arust need kõik tähendamissõnad, 4 tükki, mis siin on, need lähevad väga hästi nagu järjest ja kokku ja ehitavad üles ühte sõnumit, mida Jeesus tahab anda nendele kuulajatele, kes seda kuulavad. Ja mida ma alguses ka lugesin, see on siis Markuse 4:26 alatis on see. Markuse 4:26 alatis ja mida nad tahavad anda seal edasi, ongi ta ehitab üles nagu pinnast. Eelmine kord me kuulasime tähendamissõna siis nendest maadest ehk siis südametest ja nüüd me kuuleme vilja kasvamisest siis. Ja Jeesus ütles, nõnda on Jumala riik, nagu inimene viskab seemne maa peale ning heidab magama ja ärkab üles öösel ja päeval ning seemed ärkab ja loob pea, nõnda et inimene ei tea, kuidas. Maa kannab vilja iseenesest, esmalt orast, seejärel päid, seejärel täit nisutera pea sees. Aga niipea kui vili on küps, saadab ta sirbi, sest lõikuse aeg on käes. Ja Jeesus räägib siin jälle kui Jumala riigist, et see Jumala riik on nagu kasvav seeme. Et ja kui me loeme võib-olla selle tähendamissõna, ta ütleb, et inimene paneb selle seemne maha ja see seeme hakkab kasvama ja ta ütleb, et see on Jumala riik. Jumala riik on nagu see kasvav seeme, et alguses on pisikene, siis ta tuleb maa seest üles, ta toob selle võrdumi, mis oli tollasele inimesele arusaadav. Meile täna võib-olla see, kes me ei ole põllumehed, kes me ei hari maad, ei ole see võib-olla nii arusaadav. Aga ometi me oleme seda näinud, koolis õppinud ja ta ütleb, et see vili kasvab aeglaselt, aga samas ta kasvab nagu iseseisvalt ja jõuliselt. Ja kuni ta lõpuks saab päris valmis. Ja mõnes mõttes see, kes selle vilja külvas siis või kasvama pani, need inimesed mõnes mõttes nad ei tee mitte midagi, aga samas nad nagu midagi teevad, nii nagu Paulus ütleb, et mina külvasin, Apollos kastis ja selles kohas ka, et on mitu erinevat inimest, see Jumal lasi kasvada, aga lõpuks Jumal laseb kasvada. Jumal toob esile selle vilja, aga mis see vili on? See on Jumala riik. Samas seda vilja saab mõista ka inimese enda südame kasvu järgi. Et inimesed kasvavad, kui me külvame kui me külvame siia kogudusse, teeme mingeid väikseid asju, siis me mõnes mõttes võime tunda, et see tundub nagu tühi töö, mis me siin teeme mõnikord. Mitte, et alati tunduks, aga mõnikord võib tunduda, aga tegelikult see vili, mida me oleme külvanud, see teeb midagi, see teeb head tööd Jumala kuningriigi jaoks. Ja selleks Jumal tegelikult ütleb, et see vili saab suureks.
aga selles kohas, ma arvan, võib-olla see põhirõhk, millele Jeesus paneb, ongi see sammune asi, et see vili on Jumala riik, mis saab suureks nagu kogu maailmas ühel hetkel. Meie kogudusena teeme oma tööd. Meie nagu Kalle ennem rääkis ka, et Ukrainas tehakse, Venemaal tehakse, igal pool tehakse tööd. Läbi aegade on tehtud tööd. Aga Jumal lõpuks toob esile oma kuningriigi veel suuremal määral. Näiteks kui me mõtleme tagasi keskajale ja keskajal oli, ütleme, et musta katku aega, kus oli must katk, valitses üle maa, inimesed surid ära, ühes linnas jäi mingi 4 inimest alles, kõik surid ümberringi ära, paavst oli võimul, kiusas taga protestante, kõik tõsiusklikud põletati tuleriidal ära ja need, kes siis ei julgenud nagu põhimõtteliselt või kuidagi jäid 2 silma vahele, need siis jäid järgi ja siis mõtlesid, et appikene, mis nüüd saab. Et see on ikka väga, väga kehv koht, kus olla. Et sellisel hetkel elada, ma arvan, võis päris nagu selline tunne olla, et äkki nüüd Jumala kohtumõistmine kohe tuleb ja Jumal saadabki nüüd oma lõikuse ja sirbi, sellepärast et siin ei ole midagi järgi, sest kõik maa on hävinud. Aga Jumal siin ütleb seda, et see seeme on väike, ta hakkab kasvama, ta tõuseb ülesse ja lõpuks ta kannab palju vilja. Ja siis tuleb lõikus. Jumal annab selle tõotuse või lubaduse meile, et Jumala riik kasvab. Ja ma tahan lugeda Jesaja 42, 1-4. Me saame selle siia ka. Siin ta räägib jälle Jeesuse prohveteering on Jeesusest ja siis mida Jeesus teeb. Jesaja raamatus 42, 1-4. Vaata, see on mu sulane, kellesse ma olen kiindunud, mu valitu, kellest mu hingel on hea meel. Ma olen pannud oma vaimu tema peale, sest tema toob oma rahvale õiguse. Tema ei kisenda ega karju, tema häält ei ole kuulda tänavail, rudjutud pilliroogu ei murrada katki ja hõõguvat tahti ei kustutada ära. Ta levitab ustavalt õigust, tema ei nõrke ega murdu, kuni ta maa peal on rajanud õiguse ja saared ootavad tema õpetust. Siin Jeesus selles salmis räägib ka, et tuleb see on Jesaja, eks ju, see on 500 aastat enne Kristust ja ta kuulutab ette, et tuleb üks kuningas võitu, kellest Jumal on hea meel ja kelle peal on Jumala vaim ja tema toob minu rahvale, ta toob rahvale õiguse. Ja tema ei kisenda ega karju, tema häält ei ole kuulda tänaval. Ta ei tule nii nagu tuleb nagu Rooma võim, et võtab üle, mida mõnes mõttes ootasid tolle aja juudid, et tuleks Jumala riik selliselt nagu Rooma võim, et tuleb Messias, ta tuleb ja võtab selle Rooma riigi käest meie maa tagasi, saab valitsemaks ja niiviisi Jeesuse kuningriik saab üle maakera valitsema. Aga Jeesus, see prohveteering siin Jesajas ütleb, et ta ei tule niiviisi. Tema ei kisenda ega karju, tema häält ei ole kuulda tänaval ja rudjutud pilliruuga ei murrada katki ja hõõguvat tahti ei kustutada ära. Et tema tuleb vaiksel viisil, tema tuleb mõnes mõttes nagu õrnalt ja tema kuningriik saab õrnalt kasvama ja see on mõnes mõttes nagu märkamatu kasvamine, mida me tegelikult oleme näinud läbi inimkonna ajaloo, kuidas Jumala kuningriik on kasvanud. Ja sellest järgmises tähendamissõna alguses, minust need 2 asja läheb väga hästi kokku, need 2 tähendamissõna siin. Ja ma loen seal ära tähendamissõna sinep pivakesest. Ja Jeesus ütles, millega võiksime võrrelda Jumala riiki või millise tähendamissõnaga teda kujutaksime. Sinep pivakesega, mis on, kui see külvatakse maha,
väiksem kõigist seemneist maa peal, ent kui see on külvatud, siis see sirgub ja kasvab suureks kõigist taimedest aias ja ajab suured oksad, nii et taevalinnud võivad teha pesa selle varjus. Siin ta võrdleb jälle seda Jumala riiki pisikese seemnega, mis külvatakse maha, aga millest tuleb ja sirgub suur puu. Samasugune võrdum nagu sellest nisust, mis saab kasvama, alguses on väike ots, siis tuleb varrs, siis tulevad lehed ja lõpuks tuleb vili. Ja siin ta räägib sinepihakesest ja Jeesus ise, võib öelda, oli see, kes külvas selle sinepiiva. Tema oli see sinepiiva, kui ta ristil suri, tõusis ülesse ja võttis kuningriigi nii-öelda saatana käest ära või selle maailma saatana käest ära. Et kui me vaatame evangeeliumite algusesse tagasi, kus saatan läheb sinna samusesse Jeesus kiusama, siis saatan pakub Jeesusele kuningriiki. Saatan pakub talle mingisugust maailma võimu, eks, ja siis ta pakub talle neid kalasi, eks ju. Aga miks ta pakub talle kuningriiki? Sellepärast, et tal oli midagi võimalik anda, kuigi Jeesus ütleb talle, et sa ei tohi kiusata minu oma Jumalat. Ehk siis, ja Jeesus tuleb selle ohvriga, ta võtab endale kuningriigi, mis jääb ja paneb selle kasvama. Ja siin on minu juurest see kogudusele võiks olla väga positiivne sõnum selles, et kui me näeme teinekord raskusi või hädasi, mis maailmas on, need tuled meie peale rõhud, kas või need sõjad, siin Ukraina sõda või Hamasi sõda või mingi muu asi, siis ometi me teame, et meie teadmata Jumal teeb oma tööd edasi. Ja Jumal laseb sellel sinepiseemnel kasvada, ta laseb sellel nisu seemnel kasvada, et see võiks saada suureks ja võimsaks taimeks. Ja kus ta lõpuks ütleb, kus isegi maailma linnud võivad oma pesad teha selle otsa ja saada nii-öelda ilutsada selles kuningriigis. See võiks olla nagu see positiivne Jumala kuningriigi evangeelium, et issand muretseb selle pärast. Meie täna mõtleme siin selles kohas, et kõik on nii halb ja kas on üldse mõtet eluga nagu edasi minna, kas on mõtet lapsi saada, võib-olla äkki üks laps, rohkem pole mõtet saada. Aga vanasti puritanid mõtlesid mitte seda, et kas saada üks laps või kui raske mul on, vaid nemad ei teinud ka 5 aasta plaani, nagu meil täna tehakse 5 aasta plaani, vaid nemad tegid 500 aasta plaane. Ja meie mõnes mõttes selles elus, kus me oleme, peaksime mõtlema, et me anname oma pärandi, mida me siin teeme, selle kogudusega samamoodi. Kõik need asjad, kui me käime väljas kuulutamas, kui me jagame traktaate, kui me teeme ülistust, kui me kuulutame evangeeliumi sõna, jutlustame, siis me teeme seda selle jaoks, et kasvatada Jumala kuningriiki ja külvata sinna pinnasele ja laiendada seda, et see sinepi puu siis läheks laiemaks ja laiemaks ja laiemaks ja laiemaks. Ja mõelge täna selle peale. 30 aastat tagasi ei olnud meil interneti sellisel määral, kui meil täna on. Me pidime kirjutama kirjasime, kui me tahtsime midagi edasi anda, mingit infot. Kui me tahtsime kuulata mingid head jutlustajad, siis olidki rändjutlustajad, kes jalgsi kõndisid linnast linna ja siis nad kuulutasid, siis rahvas jooksis sinna kokku, kes siis oli lähedal. Aga põhimõtteliselt meil siin Eestis võib Osvald Tärk oli, eks, ja tema jutlustas seal samuses Oleviste koguduses, aga inimesed ei saanud teda kuulama minna nii lihtsalt. No siis hakkas juba see helifailid tulema ja siis said heli järgi kuulata. Aga täna, kus me tänases hetkes oleme, on see, et mina võin võtta täna lahti Sermon Audio, ma võin võtta täna lahti mis iganes hea kristliku allika või koguduse ja kuulata väga häid teoloogilisi jutlusi Jumalast ja kasvada selles üksiku inimesena. Põhimõtteliselt meil nii-öelda see seminar saaks olla meie kõikide iga koguduse liikme kodus, kes iganes tahab uskuda, kes iganes tahab õppida rohkem, ta saab õppida rohkem. Meil on võimalus, et siis Jumal kasutab ka neid asju, mis meil on antud täna läbi selle interneti, kuigi see tundub ka imelik ja kahtlane asi ja maailm kasutab ka seda täies jõus kõige kurja tegemiseks.
Aga meie täna saame seda kasutada Jumala kuningriigi laiendamiseks. Et me ei pea mõtlema täna seda, et nii nagu ateistid siin ütlevad, et kristlastel ei ole mõju või Kristusel ei ole mõju, siis tegelikult tal on mõju ja see mõju saab suuremaks ja Jumal ütleb, et see puu saab suureks ühel hetkel ja meie peame uskuma seda, et see puu saab suureks. Mitte mõtlema seda nii, et kõik läheb kehvasti ja kõik häda tuleb ja kõik hävib ära ja mul on nii raske siin, ma teen seda küll, ma olen hea sulane, ma teen seda käsu pärast, aga mul on nii halb olla nagu, aga tegelikult ma peaksin tegema seda motivatsiooniks. Jumal, see on sinu jaoks. Ma tean, sa kasutad seda märkamatult. Mina lähen magama, ärkan ülesse. Ma ei tea, kuidas see juhtub. Aga sina kasvatad. Sina oled see, kes viid oma eesmärgi lõpuni. Sina oled see, kes toob selle kuningriigi siia meie südamesse, siia kogudusse ja lased paljuneda sellel. Ma tahan lugeda 1. Korintuse 15. peatükis 20. salmist. 20. salmist alates ja siin ka on Jeesuse kuningriigist räägitud. Nüüd aga Kristus üles äratatud surnust uudse viljana, siin on jälle see uudse vili, esimene vili, sineppivakene, esimene taim, mis on Kristus on üles äratatud uudse viljana. Magama läinutest, et surm on tulnud inimeste kaudu, siis tuleb ka surnute üles tõusmine inimeste kaudu, sest nõnda nagu kõik inimesed surevad Aadamas, nõnda tehakse ka kõik elavaks Kristuses. Aga igaüks oma järjekorras uudse viljana Kristus, pärast seda Kristus omad tema taastulekul ja siis tuleb lõpp, kui ta on loovutanud kuningriigi Jumalale ja Isale, olles kõrvaldanud iga valitsuse ja iga meelevalla ja väe, sest tema peab valitsema kuningana, kuni Jumal paneb kõik vaenlased tema jalga alla. Viimase vaenlasena kõrvaldatakse surm. Et siin Jeesus mõnes mõttes räägib, et tema kuningriik tuleb, või tähendab Korintus, tema kuningriik tuleb ja on tulnud ja nüüd ta ütleb, et kõik saab alistatud, iga vaenlane saab alistatud Jeesuse jalga alla. Ta annab selle tõotuse meile kui kogudusele. Iga vaenlane saab alistatud Jeesuse alla ja siis annab Jeesus üle oma kuningriigi Isale. Ja kõige viimasena ta alistab surma. Ehk siis enam ei ole siis surma. Aga kõige ennem Jeesus tuleb ja teeb midagi. Ja see on minust seesama sinepivakese võrdumise puu, kuhu tulevad maailma linnud ja pesitsevad selle peal ja see on tugev ja võimas ja jõuline ja see paistab igale poole. Ja selles kohas ka lõpuks ühel hetkel siis meie saame oodata seda aega, kui Jumal tuleb siis ja annab selle kuningriigi üle, mis siis mõnes mõttes meie oleme ka ehitanud, aga meie oleme nagu need majalised, need sulased, kelle Jeesus ütles, et tee tööd ja ole ustav. Põhimõtteliselt ole ustav. See ongi nagu lihtne nendes tähendamissõnades. Meie ülesanne on olla ustav ja pühendada Jumalale ja kuulutada kuningriigi evangeeliumit Jeesuse päästest, sellest tulemisest, et tema saab valitsema ja me saame uskuda seda tegelikult, et tema saab valitsema ja tema saab kuningaks ja tema käes on kõik võim, kuni ta annab oma kuningriigi üle Isale. Ja siis ta hävistab surma ja siis on igavene elu ühel hetkel meile, mis on väga tore aeg, mida me ootame ka samamoodi. Aga ennem meil tuleb teha tööd, nii kaua kuni me siin oleme, siis meid on kutsutud tööd tegema ja seda tööd me teeme Jumalale. Need on need tähendamissõnad, 4 tähendamissõna, mis mõnes mõttes nagu ehituvad üles Kristuse kuningriigi avalikuks saamiseks. Ja samas me saame ka need mõista niiviisi, et see pisikene töö, mida me teeme, see kannab ka head vilja.
et me ei pea mitte arvama seda, et see ei kanna vilja. Et kui me teeme tööd ja usume ja teeme seda siira südamega Jumalale ja me ei hakka sulast peksma, nii nagu selles tähendamissõnas, vaid teeme seda siira südamega, siis Jumal tasub selle töö eest ja kasvatab seda. Nüüd selle kirja peatüki lõpus me loeme, ja Jeesus rääkis Jumala sõna paljude selliste tähendamissõnadega, kui nad suutsid kuulata, aga ilma tähendamissõnateta ei rääkinud ta neile. Kui omavahel olles seletas ta jüngritele kõik ära, et Jeesus rääkis palju tähendamissõnasi kuningriigist, kuningriigi evangeeliumist, ta kuulutas kuningriigi evangeeliumi, mis peab tulema ja mis ka tuli Jeesuse ülestõusmisega ja ta valmistus südameid ette selleks. No Risti ja Johannes samamoodi. Kui ta kuulutas, siis ta ütles, hoidke alt, Jumala riik on lähedal. Ja siis oligi lähedal. Jeesuses paljastus või tuligi see lamp, kes sai selle lambi alale. Ja nüüd on avalik. Ja täna ta on kõigil avalik, kes me tahame selle sisse vaadata. Kõigile on see avalik. Ja Jeesus samamoodi kutsub meid vaatama selle sisse ja nägema seda. Sest ühel hetkel niikuinii see paljastab meid meie patu, paljastab meile meie olemuse, kui me ei taha, kui me paneme ta kuhugi sinna vakka või kui me peidame teda voodi alla või me üritame eemal hoida sellest, siis ühel hetkel see tuleb välja. Aga kui me vaatame nüüd siit edasi, 35 salm, ja sama päeva õhtul jõudes ütles Jeesus neile, sõitkem vastas kaldale ja jüngrid lasksid rahva hulga minna ning võtsid Jeesuse kaasa, nii nagu ta paadis oli. Ka teisi paate oli temaga ja tõusis kange tuulispea ning lained lõid paati, nii et paat juba täitus veest ja Jeesus oli paadi päras istepadjal magamas ja nad äratasid ta ülesse ja ütlesid talle, õpetaja, kas sa ei hooli sellest, et me hukkume? Ja tema tõusis, sõitles tuult ja ütles järvele, jää vakka, ole vait. Ja tuul rauges ja järv jäi vaikseks ja ta ütles neile, miks te olete nii arad, kuidas teil ei ole usku? Ja nad lõid väga kartma ja ütlesid üksteisele, kes tema küll on, et isegi tuul ja järv kuulavad tema sõna. Siin on selline olukord siis, kus Jeesus peale neid jutlusi mitmel korral ta sõidab üle selle Galilea järve ja seekord ka ta tahab minna teispoole järve. Aga see koht seal, kus kohast ta üle peab minema, see on mägede vahel, seal väga tihti, väga ootamatult tekkisid hästi suured tuulepuhangud ja hästi suured tormid. Ja tegelikult kalamehed ja inimesed, kes seal olid, nad üritasid nagu näha neid märke ja ennetada neid aga sellel hetkel nad hakkasid öösel minema, teised paadid olid ka seal, nad ei näinud ja järsku tuli suur torm, suur tuulispea ja ta ütleb siin selle kohta, et see ei olnud lihtsalt torm, vaid see on selline nagu megasuur torm või nagu selle ohtlik torm, nagu väga võimas. Ja need paadid, millega nad sõitmas, need ei ole tegelikult väga väiksed paadid, need oli kuskil 7 meetrit, ma arvan, et see võis olla kuskil selline pikkus ja 1,2 meetrit kõrged, et suht suured paadid, 15 inimest mahtus ühte paati, 15 liikmelised meeskonnad ja neil olid seal purjed ja kõik värgid, et see oli tegelikult täitsa korralik paat, see polnud mingi väga suur paat, aga ikkagi korralik paat, see ei olnud mingi aerupaat. Ja Jeesus ütleb siis seal sõnas, et ta jääb seal tagaistmel magama. No kui me tahaks võrdumit tuua, siis kes jäi veel laeva kajutis magama? Joona jäi magama, eks ju. Joona küll põgenes Jumala tahte eest, Jeesus täidab Jumala tahet. Aga ometi mõlemad jäävad paadis magama, mõlematel tuleb torm ja mõlemad mõnes mõttes ka vaigistavad tormi. Jeesus vaigistab selle oma sõnaga, kui ta ütleb ja torm vaikib, aga Joona nagu siis ütleb, et visake mind üle parda ja ma siis suren nagu. Ja siis kala tuleb ja neelab Joona alla ja 3 päeva ta on seal kalakõhus ja siis ta neelatakse välja, nii nagu Jeesus oli 3 päeva hauas ja siis ta tõusis üles, mitte ta ei neelatatud välja, vaid
ta tuli võidukalt. Et mõnes mõttes natuke on siin nagu seda Joona peegeldus selles loos, kui me tahame seda nii näha. Aga samas siin on ka huvitav vaadata jüngrite reaktsiooni. Jüngrid nagu mõnes mõttes on nagu täiesti, nad esiteks on hirmunud ja siis nad on Jeesuse peale pahane ka, et mis sa magad siin nagu öösel. Mis sa öösel magad nagu? Jeesus on teinud palju tööd. Miks Jeesus üldse võis magada? Siin on mitu asja. Esiteks ta oli väsinud jutlustamisest päevad läbi, tervendas haiglaid ja kõik tegi hullud rasket tööd, sellepärast et inimesed nagu ründasid ta peale. Nii nagu Kalle eelmistes jutlustes on ka rääkinud selle tervendamise himu pärast või mingi muude toredate asjade pärast Jeesust rünnati. Ja siis millal teinekord sama lugu paralleelkohas on, kus Jeesus ka laseb nad ennem ära minna ja siis ise läheb palvetama, et Jeesus tegelikult öösiti palvetas ka. Ja Jeesuse tegelikult neid unetunde võis olla tegelikult väga vähe. Et ta oli väga tubli sipelgas või kes teab seda jutlust. Et ta oli väga tubli sipelgas, kes tegi head tööd Jumala jaoks ja ta ise olles Jumal, eks ju. Aga ta näitas head eeskuju. Ja selles hetkes ta magab siis seal. Ja jüngrid on väga pahased, et miks Jeesus magab siis. Ja Jeesus tõuseb üles, sõitleb tormi ja kõik jääb vaikseks, kohe jääb täiesti vaikseks, nagu täiesti vaikseks. Mitte lihtsalt ei lähe lainetus vaiksemaks, vaid kõik jääb täiesti vaikseks. Ja siin Jumal näitab oma vaimulikku autoriteeti neile jüngritele ja ta sõitleb neid ja ütleb, et mida te nagu, miks te kardate, miks te olete uskmatud. Ja mis uskmatu jutt see siis on, mis uskmatusest ta räägib. Sest Jeesus ennem juba tõi tähendamissõnad, need, mis ta siin rääkis, et Jumala riik tuleb. Tema on maailma valgus, tema tuleb. Tema peab jääma, me ei saa hukkuda siin. Kuidas te jüngrid nagu arvate nüüd, et me hukkume siin, kui see pole võimalik esiteks. Ma olen paadis, te ei pea kartma. Aga Jeesus saab sellega avalikuks ja teeb selle. Aga mis nende jüngrite reaktsioon selle peale on, ei ole mitte see, oh jah, tore, et sa seda tegid kõike, vaid Jeesuse reaktsioon või nende jüngrite reaktsioon on selle peale see, et ja nad lõid väga kartma ja ütlesid üksteisele, kes tema küll on, et isegi tuul ja järv kuulad tema sõna. Et see hirm võis olla nende sees umbes taoline, kui paralleelkirjakohaks võiks võtta seda, kus on Peetrus, Jeesus kutsub jüngrid ja siis Peetrus ütleb, nad on päev läbi seal kala püüdnud ja Jeesus ütleb, et visake teist poole võrk, eks ju. Ja professionaalsed jüngrid, kes on kalamehed, nad on terve aeg kala püüdnud ja teavad, kuidas kala püüda ja nüüd nad siis viskavad ja saavad suure kalasaagi, kuigi nad öö läbi pole kala saanud. Ja siis kui nad tõmbavad kala välja, siis Peetrus ei ütle Jeesusele, olles ärimees, et kuule, et teeme niiviisi iga kuu niiviisi. Et nüüd tule tagasi 6 korra, näiteks ütled mulle, et viska paat või võrk sinna, teeme rahad pooleks või ütleme, saad natuke rohkem, ma saan vähem. Ja teeme sellise kalandusettevõtte, oleks päris hea. Peetrus seda ei ütle, vaid Peetrus ütleb, et tagane minust. Ma olen patune mees. Ma ei ole väärt. Ja siin on samamoodi, et kes tema küll on, et isegi tuul ja järv kuulata sõna, et see aukartus, kes olen mina või kellega ma koos siin paadis istun, et see on midagi enamat, see ei ole lihtsalt nagu üks tore prohvet või kes annab mulle 5 leiba ja kala, eks ju, või kes räägib toredaid juttu, vaid ta on midagi enamat, ta on Jumal. Ja see aukartus jüngrite südames sellel hetkel võis olla väga suur või see kirjakoht nagu väljendab seda aukartust nende südames. Et see on see Jumal, keda me teenime. See on see kuningriik, mille jaoks me külvame ja mille jaoks me tööd teeme. Ja tegelikult me võiksime olla väga positiivselt meelestatud, et meil on selline kuningas, kelle nimel tööd tegeme ja me ei tee seda tühja kandmise pärast, vaid me teeme seda Jumala auks. Kõik, mida me teeme Jumala auks. Ja ometi teinekord kui me väga lähedalt näeme seda Jumalat, siis me näeme,
et kes oleme meie, et sa meie peale vaatad, nagu Taavet ütleb, et kes on inimene, et sa tema peale vaatad.